selline vahva tegelane meil. 9-päevane. Beebi. Kas sa laulad talle unelaulu ka? Tee bai-bai, eks ju? Jaa, kas sa laulad talle? Beebi. Meie väike tütrekene. Nüüd on siis juba 10. päev. Väike siipupüks. Kas sina oled valmis? Ai, kui mõnus. Päris mõnus. Tellisin hiljuti Rahvaraamatust sellised raamatud ja esimene kõige ülemine on juba loetud ja ma arvan, et vaadates neid pealkirju, siis võib järeldada, et meil on tekkinud jonniperiood. Tere vlog! Tore teid jälle näha. Võiks jälle vlogikaamera kätte võtta ja jäädvustada neid ilusaid hetki, sest et pärast on nii tore vaadata. Ja lapsed kasvavad ju mühinal, nii et siin eile just vaatasin meie kunagist vlogi, kui Tanju oli täiesti, ma ei tea, mis ta oli, 7-kuune. Täitsa uskumatu. Nüüd on ta juba 2-aastane ja varsti 5-kuune. Täna on vanavanemate päev. Ja me tulime oma laste vanavanemate juurde, ehk siis minu ema isa juurde, pitsaga. Et tähistame seda toredat päeva. Ja juurde joome siis sellist jooki. Green, roheline tee selle virsikuga. Igasuguse jama vaba, nii et proovime ära. Kes see tuleb sealt? Ja nii, lähme pitsat sööma. Lähme pitsat sööma. See on pitsakioski Mafioso. Ja see on suitsukanaga. Tanju, kas on hea pitsa? Jah. Jaa. Mis sina sööd? Pirukat. Kas vanaema tegi kapsapirukat? Kas on maitsev pirukas? Näm. Meil on siin praegu mäng pooleli. Tegemist on siis piraadilaevaga, kes tuli selle saarekese peale. Ja saare peal on palju autosid. Ja need on need piraadid. Ja siin on siis praegult tulekahju. See kollane on tulekahju. Ja sinine on vesi. Ja me peame saama need sinised tükid sinna kollaste tükkide peale, et tuli ära kustutada. Näe, tuletõrje auto hakkas tööle. Siin juba tuled vilguvad. Ja pritsib vett siia tule peale. 2-aastasega saab juba väga hästi selliseid asjalikke mänge mängida. Hetkel me ehitasime siin sellise platvormi, kus siis autod saavad parkida. Aga igapäevaselt me teeme siin autosid ja maju ja Tanju mängib nende magnetklotsidega iga päev. Nii et sellisele 2+ aastasele on see juba väga huvitav. Isegi oleme teinud ahju, kus siis küttepuudeks panime sellised klotsid. Nii et siin saab välja mõelda igasuguseid huvitavaid asju. Siin me ehitasime näiteks ühe garaaži ja vaatame nüüd kiirabi auto sõidab siia sisse. Brrr. Kuidas kiirabi auto teeb? Tanker läheb ka siia sisse. Näed, siia mahub rohkem autosi. No nii, kukkus kokku. Mis me siis teeme? Ehitame uuesti. On ju? Ostsin hiljuti sellise vahva mänguasja veel, et siin saab uksi lahti teha. On erinevad lukud.
riiv, siis selline võtmega avatav lukk. Kas sulle meeldib see mänguasi? No näita, kuidas sa neid lukke lahti teed. Näita. Näe, vaata, kui kergesti sa juba oskad. Kes seal sees on? Vaata. Lõvi. Näe, seal on jänes peidus. Nii, ja kuidas teised lahti käivad? Kuidas sa selle võtmega lahti keerad? Kas sa näitad? Näe, panid kinni. Tegid lahti. Tiita läks täna esimest korda tegelustekile. Varem oli see tegelustekk meil Tanjuga kasutuses, kui Tanju oli beebi. Siin all on tegelikult beebipesa ja meie mängime, et see on auto. Teistmoodi see hetkel kasutust ei leia. Juba on näha, et lehed hakkavad kollaseks minema ja langevad maha, nii et sügise märgid. Oi, mis sina leidsid? See on võilill. Näita emmele ka. Vaata, kui ilus. Täna on mingi erandolukord. Tanju laseb ennast ilusasti siin rihmadega kinni panna. Kus me 3 miksi paneme? Ma ei tea, jah, tõesti nagu super. Tavaliselt on õueminekud ja autoga sõitma hakkamised sellised suure kisaga. Ja. Nii, okei. Tubli poiss. Tüdruk on ka rahulik. Nüüd võime siis sõitu alustada. Musirullid jäid nüüd pagama. Ja meie lähme võtame nüüd ühe suure kohvi ja midagi maitset. Ekleerid. Võtame siis ekleeri täna. Kohvi võtsime Tsirksist, aga magusa võtame Lyonist. Café Lyon teeb maailma parimaid ekleere. Just need valge sisuga ja šokolaadikattega on kõige paremad. Nii, mis sa siis võtsid? Need šokolaadikattega on kõige paremad. See on pistaatsia. No proovime ära. Ja mingi maasikapurua pidi olema. Näevad ilusad välja. Tegin lapsele soolataigna ja panen selle kohe karbi sisse ja siis väikesed autod sinna sisse, et siis on hea möslata tal. See on jälle siis selline peenmotoorikat arendav tegevus, mis siis omakorda kõnearengut toetab. Mina kasutan sellist karpi, et selle sees toimub see möslamine. Ja lisaks on mul siin väikesed autod Tannule võetud ja siis sellised lusikad. Ja võt nendega ta hakkab siis siin sees soolataigna sees möslama. Panin selle soolataigna siia karbi põhja ja siia sisse siis need autod ja väikese kühvlikese ja siis laps saab siin nüüd möslata. Ja lapsega on meil kokkulepe, et kui ta enam ei taha mängida, siis ta läheb peseb ise käed ära ja seda ta läkski nüüd tegema. Ja selle asja hea külg on veel see, et tegevus toimub siin karbi sees, ehk siis ümbrust me nagu ei määrigi, sest et reegel on, et käed toimetavad siin kasti sees. No nii, Tanjukene, päike paistab silma.
kuule, aga ütle siis mõni sõna, mida sa tead. Ütle kass. Kass. Ütle tass. Tass. Ütle emme. Amma. Issi. Issi. Tädi. Tadi. Siis vanaema on sul kuidas? Tada. Kuidas vanaisa on? Papa. Kuidas on Tartu mamma? Mamma. Jaa. Nii, mida sa veel oskad? Ütle auto. Atta. Kuidas on koer? App. Kuidas on kala? Kaada. Jaa. Kuidas kana teeb? Ka. Kak. Nii, Kaka. kuidas uss teeb? Jaa, tubli. Mis sõnu sa veel oskad? Kaka. Kaka. Aga maja? Vaja. Ütle veel maja. Vaja. Tubli. Aga kas sa käsi oskad ka öelda? Kassi. Jaa. Aga aitäh. Atta. Aga kuidas sa tita kohta ütled? Tita. Jaa. Ja beebi? Vivi. Ja nii tore. Septembri lõpp ja puulehed hakkavad juba värviliseks minema. Uskumatu 25 kraadi. Jah, täna on eriti ilus ilm, vananaiste suvi. Ja nüüd me lähme pitsat sööma randa Tilgu sadamasse. Ja selle pitsa, mis on siis Cotto e Fungi, saime me Tabasalu pitsastuudiost. Ja soovitan kindlasti järgi proovida. See on konkreetselt meie lemmik pitsa. Ja ühe teise pitsa võtsime veel. Ja see on Rooma pitsa. Oleme siin Tilgu sadamas. Ilm on hästi ilus. Kas on hea? Ja. Sulle maitseb? No. Väike tilk. Tilgu sadamas. Pisipiiga ärkas ka ülesse. Vaatas, et meie siin sööme, et temal ka lõunapaus. No Tanju, näita, kuidas sa sõidad. Kus me sõidame? Dada. Lähme vanaema juurde. Tanjule meeldib autos mängida. Et me sõidame kuskile. Tavaliselt sõidame siis kas vanaema või Tartu mamma juurde. Tanju tunneb väga hästi autosid. Ta tunneb automarke. Ta tunneb ära kõik BMW-d ja Toyotad ja Hondad ja Volvod ja kui me linnas sõidame, siis ta tunneb ära ka issi autosugulased kõik. On nii? Ja.